Neile, kes ei tea, siis 1986 aasta septembris eraldus Filchneri jääriiuli servast Lääne-Antarktikas tohutu suur jääkamakas. Seda nimetati tol ajal lihtsalt nimega A23A. Kuid isegi kui selle nimi oli lihtne, märkasid teadlased kiiresti, et see ei ole tavaline jäämägi. Tegelikult oli see maailma suurim jäämägi. Selle pindala on umbes 4170 ruutkilomeetrit. See on nagu vaadata hiiglaslikku jääsaart, mis ujub, ja on üle 5 korra suurem kui New Yorgi linn. Nüüd, aastate möödudes, jäi see lihtsalt ühte mereossa pidama. See on nüüd nagu püsiv jääsaar, mis on kinnistunud Antarktika jäisesse vette. Aga üllatav on see, et pärast enam kui 3 aastakümmet juhtus midagi kummalist. Alles 2023 aastal hakkas A23A taas liikuma, nagu oleks hiiglane, kes külmas maailmas magas, taas ärganud. Nüüd triivib see aeglaselt mööda Wedelli merd Antarktika kõrval ja liigub üle 150 kilomeetri kuus. Ja paljude teadlaste jaoks on see tõsine hoiatus, sest kui üks tohutu jäämägi hakkab taas liikuma pärast aastaid paigal seismist, võib see tähendada, et Antarktikas toimuvad suured muutused. Ja enamike ekspertide arvates ei ole see hea märk. Kuid küsimus on nüüd selles, kui oluline see jäätunud manner tegelikult on. Ja siin on veel olulisi küsimusi. Mis juhtuks, kui kogu Antarktika jää täielikult sulaks? Ja milline näeks maailm välja, kui meri tõuseks kõrgemale kui paljud hooned? Ja kas on tõsi, et siip voolab liustikust verd? Ja veel üks hullumeelne küsimus. Miks leitakse siit nii palju meteoriite ja kas on võimalik, et Antarktika muutub kunagi jälle roheliseks? Selles videos saamegi neile kõigile küsimustele vastused. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist panna. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline asi. Suur tänu ja nüüd alustame. Alustuseks räägime kõigepealt mõningatest olulistest asjadest. Neile, kes ei tea, on juba ammu olemas vanad kaardid, mis näitavad salapärast maad maailma kõige kaugemas otsas. Seda nimetatakse sageli lõunamaaks või mõnikord terra incognitaks, mis tähendab tundmatut maad. Isegi Kreeka filosoof Aristoteles mainis umbes 350 ex Kristus oma raamatus Ilmast ja loodusest piirkonda maa kõige lõunapoolsemas osas. Kuid üllatav on mõelda, et alles 19. sajandil kinnitasid inimesed lõplikult Antarktika olemasolu ja alles siis hakkasid nad seda pidama tõeliseks mandriks. Esimene ametlik märkamine toimus alles 1820 aastal ja et mõista, kui hilja see inimkonna ajaloos oli, mõtle lihtsalt sellele. Sel ajal oli juba leiutatud aku, fotograafia oli samuti olemas, isegi karastusjoogid olid juba olemas. Ja Christopher Columbus oli Ameerika avastanud juba üle 3 sajandi enne, kui Antarktikat nähti. Ja isegi pärast seda, kui nad seda nägid, ei uskunud paljud ikka veel, et see on terve manner. Läks veel peaaegu 2 aastakümmet, enne kui seda ametlikult tunnustati eraldi mandrina. Ja et see pole lihtsalt tavaline saar. Sellest hoolimata, mida rohkem teadlased Antarktikat uurisid, seda rohkem nad hämmastusid. Sest see pole lihtsalt külm paik. See on ka väga suur. Selle pindala on üle 14,2 miljoni ruutkilomeetri, mis tõttu on see maa 5. suurim manner. See on peaaegu 1,5 korda suurem kui kogu Ameerika Ühendriigid. Selle rannajoone pikkus ulatub peaaegu 18 000 kilomeetrini. Aga nagu ütleb vanasõna, see on alles jäämäe tipp, sest Antarktika tõeline hirmutav saladus peitub selle jää all. Siin asuvad kogu planeedi suurimad liustikud. Tegelikult on peaaegu 90% kogu maa jääst Antarktikas. See tähendab, et peaaegu kogu maailma külmunud vesi asub vaid ühel kontinendil. Ja isegi kui arvestada ainult maismaal asuvaid liustikke ning jätta mereliustikud kõrvale, katab paks jääkiht ikkagi ligi 14 miljonit ruutkilomeetrit. Ja veelgi üllatavam on siin talletatud jääkogus. Hinnanguliselt on Antarktikas umbes 26,5 miljonit kuupkilomeetrit jääd. Ja et mõista, kui raske see on, siis 1 kuupkilomeeter jääd kaalub umbes 0,92 gigatonni. Lihtsamalt öeldes kaalub kogu Antarktika jääkilp ligikaudu 24,38 miljonit gigatonni.
ja siin on endiselt kohti, kus jää paksus ületab 4 kilomeetrit. See on kõrgem kui paljud mäed. Aga siin on kõige hirmutavam küsimus. Mis juhtuks, kui see kõik ära sulaks? Teadlaste sõnul, kui kogu Antarktika jää täielikult kaoks, tõuseks maailma merepind umbes 58 meetri võrra. See teeb kokku peaaegu 190 jalga. Kui see juhtub, võivad paljud maailma tuntud linnad täielikult vee alla jääda. Sellised linnad nagu New York City ja London võivad üleujutuste tõttu kaargilt kaduda. Ja madalmaad, mille asukoht on juba niigi merepinnast madalamal, kaoksid tõesti maailma kaardilt. Kuid siin on veel üks oluline detail. Antarktika jää ei ole lihtsalt tavaline vesi. See on mage vesi. Tegelikult on peaaegu 70% kogu maa magevees siin talletatud. Ja just siin muutub Antarktika veelgi erilisemaks. Sest isegi kui seda ümbritseb tohutult palju jääd, peetakse seda ikkagi kõrbeks. Jah, kõrbeks. Ja mitte lihtsalt tavaline kõrb. See on isegi maailma kõige kuivem kõrb. Aga kuidas see juhtus? Kuidas sai kõrbeks koht, kus on planeedil kõige rohkem jääd ja vett? Kui me kuuleme sõna kõrb, siis automaatselt mõtleme kõrvetavale kuumusele, avaratele liivaväljadele ja suurtele liivatormidele nagu Sahara kõrbes. Aga teadlaste sõnul on enamikul inimestest kõrbe kohta vale arusaam. Tegelikult ei ole kõrbe määravaks tunnuseks kuumus, vaid hoopis vihma vähesus. Lihtsamalt öeldes, kui mingis piirkonnas peaaegu üldse ei saja vihma ega esine niiskust, loetakse seda kõrbeks. Isegi kui ümberringi on ainult jää, täpselt nagu Antarktikas. Lõunapoolusel on aastane keskmine sademete hulk vaid umbes 15 millimeetrit. See on väga väike kogus. Et sul oleks ettekujutus, kui vähe see on, siis Sahara kõrb saab igal aastal isegi rohkem vihma. Ja see on umbes 76 millimeetrit, jah. Sahara on isegi niiskem kui Antarktika. Mõned Antarktika rannikualad kogevad mõnikord natuke lund või sademete hulka. Aga see on väga haruldane ja ikka väga väike kogus. Seega kokkuvõttes jääb manner endiselt väga kuivaks. Nii et isegi kui see on kaetud väga paksu jääga, nimetatakse seda ametlikult ikkagi tõeliseks kõrbeks. Ja mis veelgi üllatavam, see paks jää, mida me täna näeme, ei tekkinud lihtsalt mõne aasta või sajandi jooksul. Miljonid aastad kulusid enne, kui Antarktikasse tekkis see tohutu jääkiht. Ja kui sa arvad, et see koht on juba piisavalt kuiv, siis on veelgi hullem. Antarktikas on üks piirkond, kus teadlase sõnul pole sadanud vihma ega olnud üldse sademeid peaaegu 2 miljoni aasta jooksul. See tähendab, et maal on koht, kus peaaegu 2 miljonit aastat pole vihma sadanud. Ja hiljem räägime veel sellest, miks see koht näeb välja nagu mõni teine planeet. Tagasi teema juurde, üks kõige erilisemaid asju Antarktika juures on see, et sellel pole tegelikult omanikku. See ei ole riik ega ka koloonia. Tõsi, mõned riigid on nõudnud endale teatud osi sellest. Kuid tervikuna ei ole ühtegi ametlikku riiki, kellele Antarktika kuuluks. Aga isegi nii on sellel oma telefonikood, internetidomeen .aq ja isegi oma lipp. See on tõesti nagu eraldi maailm võrreldes sellega, millega me harjunud oleme. Ja tõesti, paljud asjad Antarktikas ei järgi maa tavalisi reegleid. Näiteks ajavöönditel pole siin peaaegu mingit mõtet. Maailma teistes osades on selge, mis kellaaeg on, hommik, lõuna või õhtu. Aga Antarktikas sõltub see sellest, millises uurimisjaamas sa oled. Iga jaam kasutab oma enda aega ja kui sa küsid, mis kell on praegu Antarktikas, siis see on natuke trikiga küsimus. Sest lõunapoolusel on perioode, kus päike peaaegu ei looju. 21. septembrist kuni 23. märtsini toimub niinimetatud polaarpäev. Selle aja jooksul ei lähegi tegelikult pimedaks. Päike tiirleb lihtsalt horisondi kohal ja valgus kestab pidevalt. See on nagu üks väga pikk päev, mis kestab 184 tavalist päeva. Pärast seda saabub polaaröö. See on pikk periood, kus valitseb peaaegu pidev pimedus. Selle tõttu pole Antarktikas päeval ja ööl peaaegu mingit selget vahet. Ja loomulikult, kuna seal on nii karmid tingimused, ei taha peaaegu keegi sinna püsivalt elama jääda. Antarktikas pole peaaegu üldse alalisi elanikke. Aga isegi nii, elab seal igal aastal siiski inimesi. Tavaliselt on Antarktikas sõltuvalt aastajast umbes 1000 kuni 5000 inimest. Enamik neist on teadlased, uurijad, valitsuse töötajad ja mõnikord ka nende pered.
Antarktika kättesaadavamatel aladel on nõuded juba enne ekspeditsiooniga liitumise lubamist väga ranged. Aga mida kaugemale sa ohtlikumatesse piirkondadesse liigud, seda rangemaks muutuvad reeglid. Ja on üks nõue, mis on tõesti üllatav. Mõnel missioonil ei pruugita lubada kaasa neid, kellel pole pimesoolt eemaldatud. Tundub veider, eks? Aga miks peab pimesoole enne Antarktikasse minekut eemaldama? Kas seal on mingi surmav viirus, mis ründab pimesoolt? Vastus on seotud ühe tõesti sündinud looga, mis oleks peaaegu lõppenud tragöödiaga. 1961 aasta 29. aprillil tundis 27-aastane nõukogude arst Leonid Trogossov äkitselt tugevat nõrkust, palavikku, oksendamist ja tugevat valu kõhu paremal poolel. Ja kuna tema oli ainus arst nende 13-liikmelises ekspeditsioonis, polnud tal muud valikut kui iseennast uurida. Pärast läbivaatust selgus hirmutav diagnoos. Äge pimesoolepõletik. Ja mis veel hullem, läheduses polnud ühtegi lennukit, mis oleks saanud teda päästa. Ilm oli tol ajal nii halb, et evakuatsioon oli võimatu. Lihtsamalt öeldes oli talle justkui surmaotsus määratud. Kuid selle asemel, et alla anda, tegi ta midagi, mida on peaaegu võimatu uskuda. Ta otsustas iseenda pimesoole eemaldamise operatsiooni teha. Jah, ta tegi iseenda kehal apendektoomia, sest tema sõnul oli see ainus võimalus ellu jääda. Ja kuigi operatsioon oli väga raske, äärmiselt ohtlik ja peaaegu uskumatu, õnnestus see. Ja tänu erakordsele julgusele, mida ta näitas, sai Leonid Trogossovist kogu maailmas kuulus. Nüüd, kui sellele mõelda, siis piisab ilmselt juba sellest, et Antarktikas kestab päev või öö pool aastat, et tunneksid, nagu see polekski enam maa. See on nagu kauge eksoplaneet, mis tiirleb kusagil mujal kosmoses. Aga on veel üks asi, mis paneb sind Antarktikas olles veelgi enam tundma, nagu oleksid kosmoses. Ja ei, me ei räägi veel tulnukatest, vähemalt mitte praegu. Sest on veel üks külaliste liik, kes regulaarselt siia piirkonda saabub. Meteoriidid. Tegelikult on Antarktika üks parimaid kohti maal, kus otsida meteoriite, mis on pärit kosmosest. Peaaegu 2/3 kõigist meteoriitidest, mis planeedil on leitud, avastati just siit. Ja loomulikult paneb see paljusid mõtlema. Miks just siin? Kas meteoriidid tabavad Antarktikat sagedamini kui teisi kohti? Mõne jaoks võivad kohe pähe tulla vandenõuteooriad, kuid tegelik põhjus on palju lihtsam. Siia ei kuku tegelikult rohkem meteoriite, neid on siin lihtsalt palju lihtsam märgata. Kuna ümbrus on nii valge, on isegi väike tume kivi jää peal kohe näha. See on nagu viskaksid tügikese sütt valgele paberile. Lisaks sellele on Antarktikas õhk väga kuiv. Seetõttu lagunevad meteoriidid siin vähem kui mujal maailmas. Ja isegi kui need lume alla vajuvad, on liustiku liikumisel eriline mõju. See ei lase meteoriitidel liiga sügavale vajuda. Selle asemel jäävad need sageli pinna lähedale. Seetõttu on Antarktika teadlaste jaoks nagu looduslik aardeväli. 2022 kuni 2023 aasta ekspeditsiooni ajal leidis üks rahvusvaheline uurimisrühm lühikese otsingu järel kohe 5 uut meteoriiti. Ja üks neist kaalus 7,6 kilogrammi. See on meteoriidi kohta väga suur. Maria Valdesi sõlul, kes töötab Field Museum of Natural Histories ja Chicago ülikoolis, on viimase 100 aasta jooksul Antarktikas toodud umbes 45 000 meteoriiti. Ja sellest suurest hulgast on vaid umbes 100 meteoriiti sama suured või suuremad kui see meteoriit, mille see ekspeditsioon leidis. See tähendab, et selline avastus on väga haruldane. Aga isegi kui me mõtleme Antarktika peale ja kujutame ette ainult jääd ja lund, ei tähenda see, et seal ainult neid näha saab. Sest Antarktikas on kohti, mis näevad välja nagu mäed Euroopas. Mõnikord, kui vaatad mõnda selle pilti, võid arvata, et oled lihtsalt Šveitsi Alpides. Aga on üks detail, mis kohe meenutab sulle, et oled tõesti Antarktikas. Need on keisripingviinid. Sest keisripingviine leidub ainult siin ja mitte kusagil mujal maal. Ja igal aastal novembrist märtsini, kui lõunapoolkeral on suvi, külastavad Antarktikat kruiisilaevad. Jah, isegi maailma külmimal mandril on turism olemas. Aga mida lõuna poole sa Antarktikas liigud, eriti talvel, seda rohkem tunned sa selle tõelist karmust. Seda külma, mis tungib otse läbi luude. Tegelikult registreeriti siin ka maa kõige madalam temperatuur. 2010. aastal mõõdeti Antarktikas temperatuuriks -92 kraadi Celsiuse järgi.
See on kõige külmem temperatuur, mis kogu planeedil on registreeritud. Ja kui juba Antarktikast juttu tuli, siis on veel üks asi, millest peaaegu kõik inimesed on kuulnud. Osooniauk. Aga kuigi see termin on tuntud, ei saa paljud inimesed tegelikult aru, kui tõsine see probleem on. Osooniauk on osa atmosfäärist, kus osooni kontsentratsioon on väga palju langenud. Ja osoonikiht on väga oluline, sest see toimib maa kaitsekilbina ohtliku ultraviolettkiirguse eest, mis tuleb päikeselt. Ilma selleta oleks elu planeedil palju ohtlikum. Kuid siin on üks asi, mida paljud sageli valesti mõistavad. Osooniauk Antarktikas ei ole püsiv auk, mis oleks terve aasta lahti. See on hooajaline nähtus. See tähendab, et see ilmub ja kahaneb sõltuvalt aastaajast. Briti teadlased avastasid selle probleemi esmakordselt 1985 aastal. Nad märkasid, et igal augustil on Antarktika atmosfääris suur ala, kus osooni kontsentratsioon on väga madal. Ja kui detsember saabub, kaob see peaaegu täielikult. Selle tõttu hakkas teadlaskond kohe muretsema. Sest kui see jätkub ja halveneb, võib sellel olla suur mõju kogu maale. Ja teadlaste kõige enam aktsepteeritud seletuse kohaselt on selle peamine põhjus samuti inimene. Eriti just klorofluorosüsivesinikke ehk CFC-de ja enam kui 100 muu kahjuliku kemikaali kasutamine. Tõsise mure tõttu reageerisid erinevad riigid kiiresti. 1985 aastal allkirjastati Viini konventsioon osoonikihi kaitseks. Ja vaid 2 aastat hiljem järgnes sellele Montreali protokoll 1987 aasta septembris. Sellest ajast alates on olukord järk-järgult paranenud. Teadlased näevad igal aastal, et osooniauk muutub järjest väiksemaks. On ka mõned optimistid, kes usuvad, et see võib täielikult kaduda aastaks 2060 ja mõnede ÜRO aruannete kohaselt on see tõepoolest võimalik. Kuid viimastel aastatel, eriti 2023 aastal, tekkis taas uus mure. Euroopa Keskpika ilmaennustuse keskuse satelliidiandmete põhjal märkasid teadlased, et osooniauk tekkis sel aastal varem kui tavaliselt. Tavaliselt ilmub see hiljem, kuid 2023 aastal hakkas see tekkima juba augustis. Ekspertide sõnul ei ole see normaalne. Martin Tukeri Uus-Nõuna Walesi ülikoolist sõnul oli selle väga varajale teke täiesti ootamatu. Ja kui osooniauk veelgi suureneb, võib Lõuna-ookean veelgi soojeneda. See on probleem, sest Antarktika kogeb praegu rekordiliselt madalat merejäätaset. Lisaks võib ultraviolettkiirguse suurenemine muuta tuulemustreid Antarktika ümbruses ja kui see juhtub, kiireneb jääkadu veelgi. Sellel hetkel paneb see sind tõesti mõtlema. 2023 äkki aitab juba. Tundub, et planeedil on probleemid järjestikku. Kuid teadlaste sõnul on lõplike järelduste tegemiseks siiski veel liiga vähe teavet. Ja samal ajal, kui Antarktika jääb üheks kõige ohtlikumaks ja salapärasemaks paigaks maal, avastame me veelgi rohkem kummalisi saladusi, mis on seal peidus. Enamikus maailma paikades on jõgi tavaline asi. Kuid Antarktikas on see tõeline ime. See on Onyxi jõgi, Antarktika pikim jõgi. Kuigi selle pikkus on vaid umbes 32 kilomeetrit, kuid kõige erilisem on see, et see voolab vaid umbes 2 kuud aastas. Ülejäänud aasta jooksul on selle jõe säng lihtsalt jääs. Aga kui saabub lühike Antarktika suvi, ärkab jõgi äkitselt ellu ja hakkab voolama läbi kõige külmema kontinendi südame. See juhtub tänu Antarktika all asuvale ainulaadsele veesüsteemile. Paksu liustikukihi all on peidetud subglatsiaalsed järved ja maa-alused ojad. Kui jää suvel osaliselt sulab, koguneb vesi, kuni see lõpuks välja voolab ja moodustab jõgesid nagu Onyxi jõgi. Ja kuigi siin ei ole kalu, on see eluliiniks mikroorganismidele ja vetikatele, kes suudavad ellu jääda Antarktika karmides tingimustes. Aga veelgi üllatavam on koht, kus see voolab, sest see asub kõige kuivemas paigas maal. See on McMurdo kuivorud, paik, kus pole peaaegu üldse sademeid olnud viimase 2 miljoni aasta jooksul. Isegi mõned Atacama kõrbeosad tunduvad selle kõrval nagu oaasid. Selles paigas pole peaaegu üldse elu. Mõnest pinnaseproovist ei leidnud teadlased üldse elumärke. Seetõttu võrreldakse seda sageli Marsiga. Kuna selle tingimused on Marsi omadega nii sarnased, kasutas NASA seda isegi viikingi maandurite katsetusalana. Aga siin on veel üks mõistatus. Orgudes on laiali muumia sarnased hülgerootsud, mis võivad olla seal olnud 100 või 1000 aastaid.
Siiani pole teadlased ikka veel kindlad, miks hülged sellesse kaugesse paika sattusid. Üks põhjusi, miks siin nii kuiv on niinimetatud katapaatilised tuuled. Väga külm ja kuiv tuul, mis mõnikord ulatub kiiruseni kuni 320 kilomeetrit tunnis. Tänu nendele tuultele on see piirkond jäänud peaaegu jäävabaks umbes 8 miljoni aasta jooksul. Aga siin muutub Antarktika veelgi kummalisemaks. Sest otse kõige kuivema koha kõrvalmaal on üks veripunane juga. See on verejuga. Selle avastas 1911 aastal Griffith Taylor. Alguses arvati, et selle punase värvuse põhjuseks on lihtsalt vetikad. Aga teadlaste sõnul pärineb see hoopis liustiku alt põlevast rauarikast veest. Kui vesi välja pääseb ja hapnikuga seguneb, tekivad raudoksiidid, mis annavad sellele veripunase välimuse. Veelgi hämmastavam on see, et vees elavad mikroobid, kes suudavad ellu jääda ka ilma päikesevalguse ja peaaegu ilma hapnikuta. Seetõttu on verejuga muutunud oluliseks astrobioloogia uurimustes. Teadlased usuvad, et see võib aidata vastata küsimusele, kas Marsil, Euroopal ja Titaanil võiks elu olemas olla. Ja Antarktikas pole ainult kõrbed ja liustikud. Siin on ka hiiglaslikud mäed. Kõrgeim neist on Vinson Massif, mille kõrgus on 4892 meetrit. Aga veelgi üllatavam on see, et Antarktikas on ka aktiivne vulkaan. See on Erebuse mägi, vulkaan, mis on olnud aktiivne 1,3 miljoni aasta. Ja selle kraatri sees on laavajärv, mis on pidevalt keesnud juba 1970ndate algusest. Jah, seal on sõna otseses mõttes laavajärv, maa kõige külmemas paigas. Sellegipoolest, lisaks sellele, et Mount Erebus on ebatavaline vulkaan, on seal ka tume ajalugu. 28. novembril 1979 kukkus Air New Zealandi DC-10 reisilennuk otse vulkaani küljele. Kõik 257 pardal olnud inimest, sealhulgas meeskond ja reisijad, hukkusid. See on üks kõige rängemaid tragöödiaid Antarktika ajaloos. Ja see näitab lihtsalt, et ükskõik kui ilus see koht ka poleks, on see ikkagi väga ohtlik. Aga hoolimata ohust riskivad paljud maadeavastajad ja teadlased ikkagi oma eluga, et uurida Antarktikat. Ja tänaseni on nende kangelaslikkusest veel jälgi alles. Üks kuulsamaid on ajaloolised onnid, mille jätsid maha esimesed Antarktika maadeavastajad. Rossi saarel on mõned vanad onnid, mida kasutasid omal ajal Robert Falcon Scott ja Ernest Shackleton. Niinimetatud Antarktika avastamise kangelasajastul oli Ernest Shackletoni onn, mis ehitati 1907 aastal justkui külmunud ajakapsel. Selle sees võib endiselt näha vanu ravimeid, magamiskotte, konserveeritud toitu ja isegi leiba, mille avastajad jätsid sinna rohkem kui 100 tagasi. Tänu Antarktika erakordselt külmale ja kuivale kliimale on need peaaegu kahjustamata säilinud. Sama kehtib ka Robert Falcon Scotti onni kohta, mis ehitati 1911 aastal. Nad jätsid sinna piisavalt varusid. Need oleksid võimaldanud rohkem kui 12 inimesel üle aasta elus püsida. Ja üllataval kombel on mõned toiduained seal siiani söödavad. Kuid veelgi üllatavam on see, et Antarktikas on olemas päris väike linn. See on Villa Las Estrellas, Tšiili asula, kus on kool, väike supermarket, raamatukogu, haigla, internet ja isegi postkontor. See on üks 2 püsivalt asustatud asulast Antarktikas. Kuigi see on väike, elab seal umbes 80 kuni 100 inimest. Elanikku, sõltuvalt aastaajast. Kuid kuna meditsiiniasutused on piiratud, nõutakse isegi, et elanikud läbiksid enne sinna elama asumist pimesoole operatsiooni, et vältida erakorralisi juhtumeid. Ja loomulikult ei oleks Antarktika täielik, kui me ei räägiks selle kõige kuulsamast kohast, lõunapoolusest. Seda tuntakse ka kui geograafilist lõunapoolust, ehk 90 kraadi lõunalaiust. See on maa kõige lõunapoolsem punkt, kus planeedi pöörlemistelg kohtub pinnaga. See asub väga laial, vaiksel ja peaaegu lõputul valgel maastikul, mis paikneb umbes 2835 meetrit üle merepinna. Ja kui sa siia satud, märkad, et ümbrus on väga lihtne. Pole puid, pole mägesid, peaaegu kõikjal, kuhu silm ulatub, on ainult jää. Aga seal on üks eriline asi. Metallvarras, mis tähistab täpselt lõunapoolust. Ja see on huvitav, sest igal aastal liigutatakse seda veidi. Sest isegi Antarktika jää liigub aeglaselt igal aastal. Siiski, kui sa arvad, et lõunapoolus on väga kurb ja eraldatud koht, siis see tunne väheneb natuke, kui näed Amundseni Scotti lõunapooluse jaama.
See on uurimisjaam, mis asub otse geograafilise lõunapooluse lähedal. Ja meile, kes tahavad pilti teha, on siin isegi spetsiaalne koht, mida nimetatakse tseremoniaalseks lõunapooluseks. Aga isegi kui Antarktikas on nüüd inimesed ja moodsad jaamad, jääb see ikkagi üheks kõige karmimaks keskkonnaks maal. Ja üllatav on mõelda, et kunagi nägi see manner hoopis teistsugune välja. Miljoneid aastaid tagasi ei olnud Antarktika ainult jääga kaetud. Siin olid metsad, taimed ja dinosaurused, kes suitasid ringi piirkonnas, mis on nüüd kaetud paksude liustikega. Ajavahemikus 145 miljonit kuni 66 miljonit aastat tagasi kasvasid Antarktika rannikul isegi palmipuud. Ja tol ajal oli keskmine temperatuur umbes 20 kraadi Celsiust. Teadlased nimetavad seda ajajärku eotseeni kasvuhoone perioodiks, mil atmosfääris oli palju süsihappegaasi ja maakliima oli väga kuum. Ja see pole veel kõik. Tol ajal oli Antarktika ekvaatorile palju lähemal, kuid miljonite aastate jooksul liikus see järk-järgult edasi. Seal olid juba metsad, mida nimetatakse miljonite aastate vanusteks metsadeks. Nüüd on jäänud vaid taimede ja iidsete loomade fossiilid, mis on tõendiks kunagisest rohelisest Antarktikast. Aga selle jää all on veelgi hämmastavamaid asju. Nimelt paksu Antarktika liustiku all on peidetud järved ja mõned neist võivad olla eksisteerinud juba enne, kui manner jääga kattus. Üks kuulsamaid neist on Vostoki järv. See avastati 90ndate lõpus Vene uurimisjaama Vostok lähedal. Kuid teadlased ei ole seda otseselt näinud, sest see on peidus peaaegu 4 kilomeetri paksuse jää all. Ainult nende radaritehnoloogia abil saadi teada, et liustiku all on tohutu järv. Ja see ei ole väike järv. See ulatub umbes 160 kilomeetri pikkuseks ja peaaegu 30 kilomeetri laiuseks. See on nagu terve peidetud maailm Antarktika jää all. See äratas teadlastes suurt huvi, sest järve kohal olev jää on nagu maa ajalooraamat. Siia on säilinud teave planeedi atmosfääri, tolmu ja kliima kohta miljonite aastate tagusest ajast. Aga kõige põnevam küsimus on, kas järve sees võib olla elu. Pärast pikka puurimisprojekti, mis algas juba 1989 aastal, jõudsid nad lõpuks järveni 2012 aastal. Ja kui nad uurisid siit võetud proove, tegid nad üllatava avastuse. Äärmuslikes tingimustes leiti üle 4000 bakteriliigi. Ja seal ei olnud probleemiks ainult külm. Tänu paksu jää raskusele selle kohal ulatub järve sees rõhk umbes 300 atmosfäärini. Lihtsamalt öeldes on olemas organisme, kes suudavad elada kohas, kus tavaline elu oleks peaaegu võimatu. Ja taas tekkis teadlastel suur küsimus. Kas Antarktika jää all on elu? Kas on võimalik, et ka jääga kaetud külmunud ookeani all on elu? Teistel planeetidel või kuudel kosmoses? Nüüd lähme tagasi. Teadlaste elevus Vostoki järve pärast ei kestnud kaua. Hiljem selgus, et enamik mikroorganisme, mida nad leidsid, pärines tegelikult puurimisvedelikust, mida kasutati jää puurimisel. Lihtsamalt öeldes olid proovid saastunud. Ja selgus, et järve pinnavees pole peaaegu üldse elu. Peaaegu, sest nad avastasid siiski midagi. Ühe kummalise bakteri, mille nimeks pandi V12310. Ja just siin läks kõik huvitavaks. Kui selle geneetikat uuriti, oli selle vastavus maa teadaolevate organismidega alla 86%. Ja teadlaste sõnul on vaja vähemalt 90% geneetilist vastavust, enne kui organismi saab pidada olemasolevaks liigiks. See tähendab, et tegemist võib olla täiesti uue bakteritüübiga, mida teadus pole varem näinud. Kuigi need ei ole need koletised ega tulnukolendid, mida mõned ootasid, on see siiski suur avastus. Ja samal ajal, kui uurimistöö Antarktikas jätkub, tuleb jää alt järjest rohkem iidseid saladusi päevavalgele. Üks kõige üllatavamaid avastusi juhtus 2020 aastal. Ajakirjas Nature avaldati raport, mis teatas hiiglasliku luulise hambulise linnu fossiili leidmisest, kes kunagi lendas Antarktikas. Selle jäänused avastati esmakordselt juba 1980-ndatel, kuid alles hiljuti mõistsid teadlased, kui oluline see leid on. See olend kuulus ühte rühma. Neid nimetatakse pelakornitideks, iidseteks röövmerelindudeks, kellel olid nokas luulised hambad. Need ei olnud tärishambad, kuid tiisavad, et muuta nende välimus hirmuäratavaks. Ja mis kõige üllatavam, nad olid tohutult suured. Teadlaste sõnul ulatus nende lindude tiibade siru ulatus 5–6 meetrini peaaegu 20 jalga.
see on isegi suurem kui enamik tänapäeva linde. Peter Clousey, California ülikool Berkeley sõnul, muutusid need linnud kiiresti hiiglasteks pärast dinosauruste kadumist. Miljonite aastate jooksul valitsesid nad taevas üle iidse Antarktika ookeani ja on võimalik, et selliste olendite fossiile on veel palju jää all peidus. Sest iidsetel aegadel ei olnud Antarktika kaetud jääga. Tegelikult oli aegu, mil Lõuna-ookeani temperatuur ulatus umbes 30 kraadini Celsiuse järgi. Antarktika oli siis soe, roheline ja täis elu. Aga teadlaste sõnul muutus kõik seetõttu, et atmosfääri kogunes liiga palju süsihappegaasi, mis põhjustas tugeva kasvuhoone efekti. See hirm on taas tagasi tulemas. Sest paljude ekspertide sõnul soojeneb maa praegu kiiremini kui peaaegu ühelgi teisel perioodil planeedi ajaloos. Ja seekord ei ole peamiseks põhjuseks vulkaanid, vaid inimeste kaasaegne tööstus. Tegelikult on mõned Lääne-Antarktika osad juba sulama hakanud. Ja kuigi mandri ei muutu lähikümnenditel kohe jälle roheliseks, on teadlastele selge, et muutused on juba alanud. Aga on üks suur probleem. Kui jää poolustel täielikult sulab, ei muutu mitte ainult Antarktika, vaid kogu maailm. Ando,